14 mai ja neljapäev ning eesti keele tund. Ja oma eesti keele tunniga oleme me jõudnud sellise vahva Lohe loo Ruubert Lohe ja laevapoisid 4. osani. Ja see on meil siis õpikus lehekülg 66. Lehekülg 66. Ma loodan, et sul on juba lehekülg lahti. Nii, mina olen küll põnevil ja tahan teada saada, kuidas lugu lõppes. Kas sina ka? Aga siis hakkame kohe lugema, eks ole, et hakka lugema, pane video stoppi ja tule tagasi, kui sa oled selle loo läbi lugenud. Ootan sind. Nii, kui sa nüüd tagasi oled, siis nagu meil juba kombeks siin saanud on viimased korrad, lasen meile seda lugu helifailina ka, mida on kindlasti ka hästi põnev kuulata, kui keegi teine seda lugu parasjagu ette loeb. Eks? Ja siis otsime nendele küsimustele, mis siin teksti all on ka vastused. Aga kuulame. Taas leidis Rüütel Tosver, Jesver, Isver von Klimp ent Lohega silmitsi seismas. Mis see veel tähendab? Imestas Lohe esimene pea. Mis mutukad siin ringi sirgeldavad? Mina olen Ruubert, vana merekaru. Mina olen Jesver, väike Rüütel. Mina olen Essa, Lohe esimene pea, ütles Lohe esimene pea. Mina olen Tessa, Lohe teine pea, ütles teine pea. Ja minu kõrval on Kossa, Lohe kolmas pea. Üks pätt puus talle pasunat kõrva ja nüüd on vaene kossakene päris kurb kohe. Ise oled, sisises kolmas pea solvunult. Ise oled kurk. Jesver poiss läks näost tuli punaseks. See oli sõjasarmide pasun, sosistas ta Ruubertile kõrva. Kuule, Tessa, kas sa oled jälle kellegi alla neelanud? Uuris Essa. Selle poisi neelasime alla enese kaitseks. Ta torkis mind tokiga. See oli piik, pomises Jesver. Neelasin jah ta alla, jätkas Tessa. Mis ta siis tuleb tokiga vehkima? Kossa vangutas halvustavalt pead. Või kohe sokiga vehkis, imestas ta. Näed nüüd, Tessa, kuhu see välja viib, pragas Essa omasoodu. Kõik kohad on hirmsat tossu täis. No nii, meie vahva lugu saigi sellega läbi, eks ole. Aga vaatame, kas leiame küsimustele vastused ka. Nii, esimene küsimus. Loe minuga koos. Miks Lohe kolmas pea enam hästi ei kuulnud? Mis sa arvad, miks Lohe kolmas pea enam hästi ei kuulnud? Kas me leiame siit selle lause ka üles? Nii, kas sa leiad üles, kohe loen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rida. Otsi 9 rida ja sealt üsna keskelt hakkab siis kohe see lause. Üks pätt, leidsid üles. Üks pätt puhus talle pasunat kõrva ja nüüd on vaene kossakene päris kurt kohe. No nii. Nüüd me siis saime teada, miks see kossa siis päris kurt on, sest üks pätt olevat talle pasunat kõrva puhkunud. Aga kas tegelikult oli pätt? Tegelikult oli see Jesver, eks ole, ja Jesver ütles veel, et see ei olnud mitte pasun, vaid sõjasarv. Nii. Teine küsimus. Loeme. Miks Jesver näost tuli punaseks läks? No miks ta läks näost tuli punaseks? Vaatame kohe sealt tekstist edasi, eks ole. Nii, paar rida kohe sealt edasi, kus me just praegu lugesime. Jesver poiss läks näost tuli punaseks.
Nii, miks ta läks tulipunaseks? Edasi tuleb ju lause veel. See oli sõjasarv, mitte pasun. Tal oli häbi või piinlik, eks ole, et tema sõjasarve peeti pasunaks. Et tema arvas, et see on ikka sõjasarv, mida tema puhkus, aga Lohe arvas, et see oli pasun. Noh, ma ei tea, kas nüüd Lohe jaoks väga suurt vahet oli, et oli see siis sõjasarv või pasun, igal juhul tegi ta sellist meeletut lärmi, mis ta kurdiks tegi siis kõrvast. Nii, viimane küsimus. Mida Tessa teistele rääkis? Mida Tessa teistele siis rääkis? Jaa, Tessa rääkis sellest, et ta tõepoolest oli kellegi alla neelanud ja kes see keegi oli, kelle ta siis alla neelas. Ta neelas poisi enesekaitseks alla. Miks? Sest see torkis teda tokiga, nagu ta ütles. Ja mida Jesper selle kohta ütles, et see oli piik. On ju nii? No vot, kuhu me siis sellega lõpuks, eks ole, jõudsime, et ei olnud see Lohe ka väga õnnelik, et üks peadest oli kellegi jälle alla neelanud ja et sellega seal mingisugused sellised hädad olid juhtunud, eks ole. Aga kui me nüüd tuletame sinuga meelde terve selle loo algusest peale, siis kuidas lugu arenes? Nii, Väike Rüütel. On sul ta nimi meeles? Lühidalt kutsuti teda Jesperiks, aga tegelikult oli temal pikk nimi. Kas keegi tahab eestpoolt järgi vaadata? Ja tema nimi oli Tosver, Jesper, Isver, von Klimp. Selline pikk nimi, eks ole. Ta oli saanud kellelt käsu. Graafilt oli saanud käsu Lohe tappa. Kas me täpselt teame, miks ta pidi selle Lohe tapma? Ei tea, eks ole, lihtsalt Graaf oli talle sellise käsu andnud. Nii, mis ta tegi? Rändas edasi kõrbesse, kus ta siis kohtus draakoniga ja see neelas ta alla, sest ta torkis teda, eks ole. Nii, Lohe kõhus kohtas Jesper keda? Vana merekaru Rubertit, kes päästis nad kuidas? Kavala suitsutrikiga. Hakkas oma suitsu puhkuma ja siis hakkas draakon köhima ja nii nad sealt välja pääsesidki, eks ole. Ja lugu lõppes veel, kuidas nad rääkisid selle vahva Lohega tegelikult päris pikalt juttu ka, eks ole. Ja mis me saime teada, et Lohe oli 3 peaga, neil igalühel oli oma nimi ja ühe kõrvad olid kurdiks jäänud, sellepärast et Jesper oli puhunud pasunat. Ja ei olnud nad mitte kohe väga õnnelikud, et üks peadest oli jälle kellegi alla neelanud. Aga igal juhul väga vahva lugu oli, on ju nii, et mina loeks veel, kui see lugu vaid edasi läheks. Aga kindlasti on võimalik seda lugu sul siis lugeda sellest samast Markus Saksatamme raamatust, kui sa tahad pisut pikemalt teada saada, mis seal siis toimus. Nii, aga meie oleme oma järjega jõudnud töövihiku juurde, nii et ole hea ja võta nüüd lahti töövihik leheküljel 35. Töövihik lehekülg 35. Nii, said lahti. Ja esimene ülesanne, loeme kõik ära, mis seal kirjas on ja loeme neid jutumulje ka. Kirjuta jutumullidesse loo tegelaste nimed. Loeme kollasest mullist ka, mis seal on. Meenuta, missuguse algustähega nimed kirjutatakse. Nii, no millise algustähega nimed kirjutatakse? Suure algustähega, tubli. Võtame kohe esimese ette. Esimene on siis siin, mina olen, no kes ta võiks olla? Ja vana merekaru Robert. Nii oskad kirjutada, Robert. Teeme nii, et arutame selle kõik läbi ja siis ma panen sulle vastusega tahvlile, et sa saaksid õigesti maha kirjutada ja ilusa käekirja ka, eks ole. Nii võtame järgmise ette. Mina olen, no kes ta on?
Jesper, eks ole, järgmine. Nüüd on siin 3 lohepead. Kes oli kes? Essa, Teessa ja Kossa. Oli nii. Aga panen sulle siis kohe vastused ka, et sul oleks hea neid vaadata. Nii. Nüüd on nad tahvlil ja mina vist ei jää sulle ette. Ei jää. Nii. Kirjuta ilusa käekirjaga ja ära unusta, et kõik nimed algavad suure algustähega. Nii kaua, kui sa kirjutad, võid panna video korraks stoppi, et sul tuleks tõesti väga ilus käekiri, et sa õigesti seoksid ka omavahel kõiki neid tähti. Ootan sind tagasi. Nii, kui sa nüüd tagasi oled, siis läheme harjutus 2 juurde. Nii, harjutus 2. Loeme, mida peab tegema. Märgi tabelis ristiga, millised sõnad kelle kohta sobivad. Nii, sul on 3 pilti üleval. Väike Rüütel, Robert ja Lohe. Vana. No mis sa arvad, kelle kohta võiks käia vana? Jah, tõepoolest, ma usun ka, et see käib Roberti kohta. Nii, võtame järgmise sõna. Julge. Kes neist oli julge? Rüütel on kindlasti julge, võid teha siia risti. Kas vana merekaru oli ka julge? Jah, loomulikult oli julge, võime talle ka teha risti. Nii, kuidas Lohega on? Lohe kohta pole nagu seda päriselt kohe seal öeldud, et kas ta oli julge või mitte. Ma usun, et ta oli küll, aga praegusel juhul võib-olla jätame ristid sinna. Lähme edasi. Kellel on 2 jalga? Nii, Jesperil ja Robertil. Kas me teame, mitu jalga on Lohel? Tõenäoliselt 4, eks ole. Nii, lähme edasi. Kellel on 3 pead? Ja loomulikult me saame Lohe juurde siia siis selle risti teha. Kellel on 1 pea? Märgid juba ära, kohe saad kontrollida ka. Kes on roheline? Kes on Rüütel? Juba jõudsid vastata. Ja kes purskab tuld? Nii, väga õige. Annan sulle kohe vastuste tabeli ka. Vaata, kas sul said samad ristid nagu mul. Nii, sellega sai töövihiku ülesanne ka läbi. Aga mina tahaksin nüüd natukene veel sinuga rääkida lohedest. Sest ma vaatasin, et kõik ei ole mulle veel jõudnud lohesid või lohepilte veel joonistada. Siin sulle ka 1 purskav lohe. Ja siis ma mõtlesingi, et äkki natukene räägiks veel lohedest ja kellel siis veel on mulle kunstiõpetuses lohepilt või draakoni pilt tegemata, siis ma usun, et kindlasti saad sa siit mingisuguseid mõtteid ja joonista julgelt, et ära karda, et sul kas väga hästi välja ei tule või see ongi sinu lohe või sinu draakon, mille sa mulle joonistad. Et ma tahaks kohe hirmsasti näha, missugune see sinu lohe on. Ta ei pea ju olema väga suur ja hirmuäratav ja kole. Ta võib olla ka mingi väike armas lohepoeg või draakoni poeg, on ju nii, et see ongi sinu otsustada, missuguse lohe sa teed. Aga räägime siis natukene lohedest lähemalt ka ja näitan sulle veel mõnda pilti. Lohed või siis draakonid on sellised muinasjutulised olendid, eks ole. Tavaliselt peetakse neid kurjadeks, kellega tuleb Rüütlil, kas siis printsessi pärast võidelda või riigi päästmiseks võidelda. Et tõenäoliselt seekord see keiser saatis ka lohet tapma, selle Jesperi lohet tapma sellepärast, et küllap ta kartis seda lohet, et see lohe võib tema riigile näiteks midagi halba teha. Siis näitan veel 1 lohepilti. Lohe meenutab välimuselt tiibadega madu. Tal võib olla mitu pead, nii nagu meie loos oli. Ja ta purskab sageli tuld.
Lugusid siis draakonitest hakati juba jutustama päris ammustel aegadel, kui inimesed uskusid, et looduskatastroofe, no näiteks veeuputusi või siis vulkaanipurskeid või torme tekitasid mitmesugused loomad, näiteks draakonid. Ja samas ei ole siis lohed ainult halba ennustavad kujud. Näiteks idamaades, Hiinas ja Jaapanis tähistab lohe sellist eluringi, sest temaga käivad alati kaasas vesi ja tuli, mis siis loovad kui samal ajal ka hävitavad elu. Eks, et vett on vaja ja tuld on vaja selleks, et oleks elu. Et vett on selleks vaja, et taimed saaks juua, et inimesed saaks vett, on ju nii. Et vett on igal juhul tarvis, seda me teame, aga tuld on ju ka vaja, et oleks sooja ja et inimesed näiteks saaksid toitu teha, eks ole. Ja samas võib tõepoolest nii vesi kui ka tuli olla hävitavad. Vesi võib üleujutusi tekitada ja uputada, näiteks nagu me sinuga ka matemaatikatunnis vaatasime. Ja tuli täpselt samamoodi, kui ta hakkab metsi maha põletama, siis või läheb maja põlema, siis see on ikka päris suur katastroof, eks ole. Nii, aga lohedest on veel kirjutatud ka väga palju jutte ja luuletusi. Näiteks Leelo Tungal on kirjutanud vahva luuletuse laulu Lohe. Ja siis Aino Pervikul on lugu draakonilapse haigusest. Andrus Kivirähk on kirjutanud jutu, kuidas lohel hambaid raviti. Ja teate, ma mõtlesingi, et äkki võikski teile lugeda selle loo, et kuidas lohel hambaid raviti. Ma vaatan, kas ma saan sulle ka selle pildi sinna ette panna, et oleks põnevam vaadata. Nii. Tuli sulle ka see lugu ette. Nii, väga hea. Et siin sa näed ka ühte lohe pilti. Ta küll nutab, on ju nii, aga vaatame siis, kuidas see lugu käib. Et sina näed ka teksti ja mina siis loen. Elas kord rüütel. Sellel rüütlil oli loomulikult ka naine ja lisaks veel väike tütar. Tütre nimi oli Luise. Nad elasid kõik koos uhkes lossis, millel oli kõrge torn ja paksud müürid. Aga lossi taga asus imeilus aiake ja selles aiakeses pidas rüütel oma lemmiklooma, kelleks oli muidugi lohe. Lohe oli suur ja tiivuline ning oskas tuld pursata ja kui tal üks pea otsast maha raiuda, siis kasvas kohe uus asemele. Ühesõnaga, ta oli lohe nagu lohe ikka. Väike Luise käis teda iga päev kõrva tagant sügamas ning siis lõi lohe suurest mõnust nurru, otse kui kass. Ühel päeval aga juhtus nii, et Luisele tulid külalised. Need olid tema sõbrad, kellega koos ta käis iga päev rüütlilaste kooli 1. klassis. Luise ema küpsetas neile šokolaadikoogi ja lapsed sõid seda ning mängisid aias ja käisid vahetevahel lohe pead silitamas. Ühele väikesele poisile meeldis lohe eriti ja et talle rõõmu teha, andis poiss lohele oma taldrikult tükikese šokolaadikooki. Aga seda poleks ta tohtinud teha, sest lohed ei ole šokolaadiga harjunud. Nemad söövad tavaliselt ikka ainult hakkliha ja frikadelle. Šokolaad paneb nende hambad valutama ja nii juhtus ka nüüd. Lohe purihamba sisse lõi selline valu, et lohe kukkus möörgama ja purskas nii ägedalt tuld, et kõik toored õunad õunapuu otsast alla varisesid ning jalamaid küpseks said. Lapsed ehmusid ära ja Luise jooksis isa kutsuma. Rüütel tuligi, vaatas lohet ja vangutas pead. Paha lugu, ütles ta. Meil ei jää muud üle, kui valutav hambas välja tõmmata. Ta läks ja otsis suured tangid. Tee nüüd suu lahti, ütles ta lohele. See ajaski sõnakuulekalt lõuad laiali ja rüütel katsus talle tange suhu torgata. Aga see oli täiesti võimatu. Nii, näitan sulle korraks ka natukene vaata, millised suured tangid, eks ole, päris ehmatav, päris jube. Nii, aga loeme edasi. See oli päris võimatu, sest lohe suust lendas pidevalt välja tillukesi tuleleeke.
See on ju hullem kui põlevahi, kaebas Rüütel. Nii tuline, et kõrvetab. Sedasi me hammast küll kätte ei saa. Äkki valaks talle vett suhu, siis ehk kustub tuli ära, pakkus Luise. No proovime, nõustus Rüütel ja kõik hakkasid jõest ämbritega vett kandma. Lohe suust tõusid paksud aurupilved, kui Rüütel sinna vett loopis ja aias läks palavaks nagu saunas. Aga leegid lohe suus ei mõelnudki kustuda. Hoopis hammas hakkas veel hullemini valutama, nii et lohel tulid lausa pisarad silma. Ei aita, ohkas Rüütel. No mida küll teha? Korraga tuli Luisele väga hea mõte. Mina tean, hüüdis ta ja susistas isale midagi kõrva. Rüütel naeratas, noogutas ning kiirustas lossi. Ja kui ta tagasi tuli, oli tal käes pikk mõõk. Ta läks lohe juurde, võttis hoogu ja lõi lohel pea otsast. Lapsed karjatasid ehmunult. Lohe pea veeres kolinal õunapuu alla, aga sellest polnud midagi, sest samal hetkel kasvas talle kaela otsa uus pea. See uus pea naeratas õnnelikult ja ütles. Enam ei valutagi. Kust ta saabki valutada, naeris Rüütel. Haige hammas jäi ju vana pea suhu. Ning siis läks pidu veel suurema hooga edasi. Lapsed sõid kooki ja sõid õunu, aga lohele toodi pange täis hakkliha. Väike Luise korjas põõsa alt üles lohe vana pea ja viis oma tuppa. Ta sättis selle oma voodi kõrvale väikese öökapi peale. Seal olid tal juba nende perepilt ja klassipilt. Nüüd asetas ta lohe pea nende kõrvale. See oli ju veel parem kui mingi foto. See oli päris. No näed, vaatan, et kui ma nüüd siin natukene liigutan seda pilti, läks suuremaks, siis siin on see purskav lohe, eks ole, purskab siin seda tuld välja, et seda siis näed ka. Nii, et ma loodan, et sul nüüd on mingisuguseid mõtteid, kuidas lohet joonistada. Ja mina jään ootama sinu väga vahvat draakoni pilti, draakoni või lohe, ükskõik millise sa teed. Ja kohtume sinuga jälle homses tunnis. Aitäh!